No tere taas, vaatame meie proovisõitu. Meil on täna istumise all Toyota. Toyota tuli oma suure pereautoga Eestisse päris korraliku aplombiga. Selleks oli Toyota Carina E. Mäletate? Mul on ta päris hästi meeles. Täna on meil 3. põlvkonna Avensis teinud läbi facelifti ja see on kõige enam näha tuledes. Täiesti uutmoodi tuled, väga efektsed. Avensis on saavutanud väga efektse välimuse tänu sellele. Uue Avensise facelift ei ole toimunud mitte ainult näo poole pealt, vaid ütleme, et ka backlift on toimunud. Ka tagatuled on teisenenud. See tulede jaotus on muutunud, varem oli siin valge osa siin ülevalpool, punane allpool, nüüd on jaotus muutunud, siia on tulnud LED-triibud ja need on teinud tagantvaate ka vingemaks. Auto on muutunud nagu laiemaks ja niigi laia puusajoont rõhutavad need tuled veel vingemalt. Uus Avensis on meil 3 eri sorti mootoriga. On 3 bensiinimootorit ja 2 diiselmootorit. 2,2 liitrine diisel on 2 seades, niisiis 6 varianti kokku. Bensiinimootorid on 1,6 liitrisest alates 132 hobujõudu, 1,8 liitrine ja 2 liitrine kuni 152 hobujõudu. Diiselmootorid on siis 2 liitrine, 126 hobujõudu ja 2,2 liitrine 150 hobujõulisena ja 177 hobujõulisena. Paneme tagurpidi käigu sisse, meil tuleb siia ekraanile tagurduskaamera pilt, minu meelest üks parimaid, mida ma viimasel ajal näinud olen. Väga selge, kõrge kvaliteedilise tasemega pilt. Ja nii me lähme. Peale facelifti hakatakse väikeste üllatustega alati oma mudelit täiustama. Siin me näeme, on lisandunud hämara andur. Nii kui väljas läheb hämaraks, muidu me sõidame päeval siis LED-tuledega, aga siis ilmub meile siia märguanne, et nüüd läksid nii-öelda siis lähituled põlema, nii kui õues hämaraks läks. Siit käib automaatselt. Uue tüübiline raadio on siia lisandunud suure puutetundliku ekraaniga. Väga meeldiv navigatsioon ja tõeliselt lihtne näiteks Bluetoothi kaudu paaritada oma telefoni. Ma ei ole nii lihtsalt varianti varem nagu koha. Uus Avensis on ka tagaistmel väga ruumikas, viskavi jalg üle põlve. Tõmban küljeaknale kardina ette ja varjun oma salongi. Selline on siis uus vingemaks ja soliidsemaks muutunud Avensis. Kohtume järgmises saates, seniks liigelge ikka turvaliselt. Nägemist!